teinekord, kui on täiskasvanuid liiga palju ringis ja mida armastavad täiskasvanud teha, jutustada, võtta sõna üle ja siis me tapame ära. Ütleme, et 1-2 täiskasvanud on laste juures ja kui on teadlikud täiskasvanud, kes hoiavad ennast tagasi ja hoiavad seda ringi meetodit, siis tegelikult nad tulevad sellega hästi kaasa. Tere, mina olen Margit ja mina olen Haridusselts Vabadus õppida juhatuse liige ja meie Haridusselts on siis võtnud ette sellise teo, et siin Tartus avada enesejuhitud õppekeskuse, nii nagu me nimetame. Ja selle keskuse nimeks on siis Võlukool. Võlukool ongi selle enesejuhitud õppe koht. Meie lapsed on kõik koduõppel, kes siin on ja selle nii-öelda akadeemilise hariduse poole pealt vastutavadki iga pere ise. Ja see, mida me pakume siin oma Võlukoolis, on tegelikult rohkem selline sotsiaalsete oskuste õppimine. See on kogukonnaharidus, see ei ole mitte haridusteenus, vaid kogukonnaharidus. Võlukool tegutsebki siis demokraatliku hariduse põhimõtetel ehk lapsed ise otsustavad oma haridustee ja lastel on täpselt samasugune otsustusõigus kui täiskasvanutel. Nüüd see, kuidas meie võtame vastu otsuseid, siis meie oleme lähtunud siis nii-öelda Hollandi koolide põhimõttest, kus nendel on otsustamise meetodiks on sotsiokraatia ja seda me siin ka õpime, ma ei saagi öelda, et me kasutame, vaid me tõesti õpime. Mis me oleme nagu selgeks saanud, et mis on kõige olulisemad sellises otsustusprotsessis, on tõesti nagu 3 väärtust. Et esiteks on austus, me austame igaühe arvamust. Me austame seda, et iga inimese arvamus on väärt ja ta läbi oma tõe toob meile midagi sellist, mida me ennem ei teadnud. Seda võib nagu siis kujundlikult mõelda, et iga inimene tuleb ja toob ringi sisse oma tõe ja ta sellega toob uue väärtuse, mida me muidu ei teaks. Et ma ise olen nagu naernud seda, et mõnikord, kui mul on keegi inimene, nii-öelda meil tunneb, meil on nagu vastakuti, siis läbi tema silmade ma näen enda selja taha, mida ma muidu ei näeks. Nagu võitlusmoment kaob ära. See ei ole mitte debatt, eks ole, kus on keegi kellegi vastu, vaid me kõik, igaüks, kes tuleb oma arvamusega, ta rikastab. Siis teine väärtus on usaldus. Ja siin, kui me tuleme nagu otsustusprotsessi, siis võib öelda ka seda, et me usaldame, et igaüks meist annab oma parima. Isegi kui võib juhtuda, et sel hetkel see ei tundu niimoodi või mina võin saada näiteks haiget kellegi teise ütlemise puhul, kui ma usaldan seda, et ta annab oma parima, siis ma ei lase siis minu emotsioonidel hakata seda ringiprotsessi häirima. Eks ole, et ma usaldan, et igaüks meist annab parima. Ja kolmandaks, mis on ka hästi oluline ja mis mulle tohutult meeldib, on see, et vastutus. Minu vajadused on minu vastutus välja öelda. Ma ei saa eeldada, et keegi oleks selgelt nägija ja teaks, mida ma vajan. Selleks, et minu arvamusega saadaks arvestada, pean mina nad selgelt välja ütlema. Et see ongi nagu minu selle sotsiokraatia ilu. Et kui me võtame selle, kus on häälte enamus, siis on ikkagi see, et keegi võidab, keegi kaotab. Aga sotsiokraatias on see, et sa nagu nii kaua loksutad seda paika, kuni kõik saavad öelda, et jah, okei, see sobib mulle praegu. Jah, ta võib-olla ei ole parim, ta ei ole see, mida ma nagu ideaalis tahaks, aga nagu väga ilusti öeldakse, et ma elan sellega, ma suudan sellega elada. Ehk ma ütlen välja oma vajadused, ma kuulen teiste vajadusi ja siis ma mõistan nagu seda, et mis on minu see nii oluline vajadus, kust ma ei saa loobuda. Eks ole, ma väljendan seda ja samas tunnetada ka teistes, et mis on nagu see, kus ma peangi tulema, ma näen, et see on talle nii oluline, et ma tulen talle vastu. See ring tõesti ta hakkab toimuma siis, kui lapsed saavad aru, et nad võivad usaldada, et nende arvamust arvestatakse. See ei ole see, et me küsime ja siis jätame kõrvale. Meil olid, eelmine aasta olid siis, et toredad teemad olid mobiilidega. Et kui palju tohib olla mobiilis ja et vahepeal oligi selline olukord, et lapsed tulid kõik kooli ja kõik istusid mobiilis ja siis kõik vanemad on hull närvis. Mis siis on, mida te muud ei teegi, ainult mobiilides, eks ole. Ja siis meil olid ka need ringid ja siis me täiesti arutasime koos. Selles osas on ka meil pered on hästi erinevad. Näiteks meie pere on ka selline, kus on tõesti täitsa vaba. Ja on neid peresid, kes tahavad kontrollida ja jälgida, et anda nagu seda kindlat aega. Et kuidas ongi, et kuidas me nagu oma vahel ka siis lepime ja kuidas me täiskasvutena siis aktsepteerime, et on teistmoodi.
ja kuidas me leiame kogu selle kompoti juures veel selle, et mis siis ühiselt toimub. Ja siis me katsetasime. Me lõpuks võtsime nagu sellise teema, et me lihtsalt katsetasime ja ütlesime, et okei, nädal aega, teeme nii, et nädal aega üldse ei ole mobiile seal Võlukoolis. Ja siis ütlesid osad poisid, ja küll, me tuleme ja me läheme siis õue. Ja siis sa tabad juba ära seda, et mida me saame keelamisega. No praegu meil on ka, ta on vaba. Vahepeal küll vanematena ütleme, et kuulge, te võiksite õue minna. Kui on nagu tunne, aga samas see on jälle nagu see usalduse koht. Kuidas teha siis selliseid otsuseid, mis viivad meie kogukonda edasi. Ilus näide, et kui me võtame näiteks erinevad seemed, võtame kaktuse, ma ei tea, kas kaktusel on seemed, aga võib-olla on kaktusel seemed, ja võtame tobati ja võtame männi ja võtame maasika ja, ja paneme nad kõik ühte potti, siis kastame ühte moodi ja anname ühte moodi valgust. Mis ma arvan, mis sealt välja tuleb? Kasvatus. Ja siis me veel hindame, me paneme mõõdulindi ja siis mõtleme, et nii, kui pikaks sa oled kasvanud ja siis ütleme, et sul ei ole veel marju. Mida iganes, eks ole, et me ei saa ju oodata ja sama erinevad on tegelikult inimesed. Igas inimeses on olemas mingi hindamatu väärtus, mingi hindamatu kalliskivi ja see on ainult temal omane. Ja see saab esile tulla siis, kui ta tõesti tegelikult pöörab pilgu sissepoole. Aga pilgu saame sissepoole siis, kui me oleme turvatud, kui me tunneme, et me oleme nagu sellises keskkonnas, mis hoiab meid.